Nagu lubatud sai, siis teeme uues Opeli keskuses tiiru, mis on siin Kadakateel automaailmaga ilusti püsti saanud ja valmis saanud. Ja tegelikult on see, et inimene ei teagi, kui palju erinevad mudeleid ühes autosaalis korraga on ja korraga müügis on. Seepärast on meil spetsialistid siin Opeli keskuses juures ja teeme väikese tiiru. Miks me alustasime nurgast, sest tunnistan ausalt, see on üks minu lemmik Opeleid läbi aegade, see on Insignia ja see on võitnud auhindu ja ilus ka. Jah, Insignia sellisel kujul on tulnud aastast 2009 Eesti turule ja 2 aastat tagasi on ta siis saanud facelifti ja facelifti näol ongi ta siin siis müügis ja saab nii diislit, automaati, sedaani, luukpära, sportstuurid nagu see siin, ehk siis rahvakeeli universaali ja kõik lisad 0-st kuni täise matsuni. Jah, saab ka 4x4, et kellel see vajaduse soov on, siis on ka see võimalus ja alates 1,4 liitrist bensiinist kuni 2,0 diislini, et kõik on nagu saada. Häbiväärselt vähe on sinu selja taga saanud tähelepanu Opel Meriva, mis on kusjuures täpselt see auto, mis on eestlaste jaoks vist kõige õigem, et ta ei ole ei väike auto, ei tavaline sedaan ja ka mitte ka päris maastur, et tal on ruumi küll, aga mitte just massiivne. Meriva kuidagi see kliendibaas on nagu selline, et valdavalt ostavad teda sellised kas vanemaealised inimesed, kes siis argumendiks toovad tema sellise lihtsa sisse minemise autosse, kuna see iste asub pasult kõrgemal ja kui juba sees istuda, siis kuna juhi iste asub kõrgemal, siis ka see juhi vaateväli on nagu suurem ja teine asi on siis need kummalised tagauksed, võib-olla kellegi jaoks kummalised, kellegi jaoks jälle väga positiivsed, et viidatakse siis ohutusele ikkagi, et need käivad siis 2,5 lahti, mitte sellisel standardsel kujul nagu kõikidel autodel teistel. Tavaline auto ja väga hea masin on, kusjuures olen ise sõitnud, oleme vist isegi saates näidanud, kui ma ei eksi. Me läheme kõige pisema juurde praegu, Opel Corsa, see on üks värskemaid mudeleid, mis teil siin salongis on. Jah, Corsa tuli eelmise aasta lõpus siis sellisel kujul ja on saanud palju täiendusi oma ilme näol ja mootorid on täiendatud, on uued automaatkastid siia otsa rakendatud ja Corsal on praegu siis kampaania käimas 12 900 pluss siis registreerimine, nii et 13,500 euro eest saab automaatkasti ka linnaauto, millel on esiklaasi soojendus ja roolisoojendus ja istmesoojendused ja kõik muud vajalikud asjad peal. Järgmised autod on juba natukene suuremad ja tegelikult see on see nurk, mis kusjuures Opeli keskuses sisse astud kõige paremini välja toodud, see on Astra, millest me oleme mõned nädalad tagasi oma saates rääkinud ja Astrast vist võib rääkida terve päeva. Jah, Astrast ja tema uhketest ja vingetest lisavarustust talidest võib tõesti rääkida terve päeva ja Astra hinnad hakkavad siis täna 15 000 ja kui komplekteerida omale siis korralik asi, siis selle hind võib lõppeda sinna 24 000 juurde. Aga samamoodi Astrale hetkel on käimasolev kampaania 18 500 eest saab Enjoy varustus, mis siis juba sisaldab kõiki selliseid väikest talvepaketti ja muid vajalikke asju sinna juurde. No, Raivo jaoks on Opel Astra see, mis lööb oma tulede süsteemiga, mis on eriti äge LED-süsteem. Opel Mokka, muide pean ütlema, et kui meie käisime Raivoga eelmisel aastal Genfi autonäitusel, siis Opel Mokka oli meie rendiauto ja tegelikult me polnud kumbki varem selle masinaga sõitnud, me olime väga üllatunud, kui palju siin ruumi sees on. Ta tundub nagu väliselt kitsas, aga samas on tal nagu piisavalt ruumi, et kõik 4-5 ära mahtuda. Pisut võib-olla mõne arvates jääb õlg-õla kõrvale ja pikemad mehed ütlevad, et rooli taga ei ole kõige mugavam olla. Aga samas, eks ta selline... Kõik autod ei olegi mõeldud 205-le. Jah, kindlasti. Ja eks ta selles mõttes natuke see eelis on tal siin meie tänavapildis on see tiba selline kõrgem, eks ole, ja valdavalt selliste naisterahvaste lemmik, et saab ju lõdusalt üle äärekivide sõita ja andestab palju selliseid juhtimises vigu võib-olla, mis võivad tekkida inimestel. Just, gramm kõrgem, mitte täiesti tavaline. Praegu meie kaameramehe selle taga on Opeli pereauto kõige suurem see Zafira, mis on tegelikult ka juba aastakümneid. Praegu taksojuhtilistes on palavalt armastatud eelmine mudel, aga on ka põhjust suur ja ruumikas ja ökonoomne. Jah, ta on ikkagi tuntud oma töökindlusega ja sellise sakslase inseneri lahenduse poolest ja uuel Zafiral muidugi kõik need tehnilised lahendused, et igasugused ise vahetuvad kauglähituled ja parkimissensorid ja kõik sellised, loomulikult eks ole 5+2 kohta, ehk siis 7
ja selline tõesti ruumikas pereauto, et tagumisi istmeridasid saab kombineerida, saab keskmisest istmeriast moodustada käetoe ja selline 4-5 6 reisil käia väga luks. Nii, ja lõpetuseks me suundume Opeli keskuse kõige tagumisse nurka. See on jäetud siis kõige suuremale autole. Siia nurka peaks tulema siis mehed, kes tegelevad tõsise kaubaveoga, Opel Vivaro. Jah, Vivaro on nüüd siis Euro 6-ga Opeli valikus olemas ja tellimisaeg on laoautosid ja saab ka tellimuse peale. Tellimusaeg on täna võib-olla natuke keskmisest nii-öelda pikem, aga samas on põhjust see pikkus ära oodata, et päris olen ise sõitnud, viskab kergelt edasi, lihtne juhtida, läinud veel rohkem sõiduautolikumaks kui eelmise põlvkonna Vivaro. Kui palju on neid autosid, mida on kohe saada, mille puhul ei pea ootama pool aastat või veidi vähem? Loomulikult lähevad kaubaks kohe saalis olevad autod, üldse ei ole probleem. Võtame müügist ära ja paneme numbri külge ja müüme kliendile. Ja maja tagalt on võtta täna 5-6 sõidukit pluss siis tellimuskaugusel kesklaost suurusjärgus 2-3 nädalat.